Tead, kui USA president Trump tühistas eile õhtul rünnakud Iraani vastu, ütles ta, et Iraan palus tal oodata pärast seda, kui nad olid nõustunud kokkuleppega. Või peaksin ütlema, et nõustusid kokkuleppega. See ei jagaks Hormuzi väina kontrolli. Kuid Iraan vastas kohe, nimetades seda vaid uueks valeks ja öeldes, et nende relvajõud on jätkuvalt kõrgendatud valmisolekus. Nüüd pilkab Iraani riigimeedia Trumpi selle eest, et ta taandus taas pärast seda, mida nad nimetasid hooplemise ja tühjade ähvarduste nädalaks. Ja samal ajal teated kompromiss kokkuleppest Hormuzi väina osas, kus laevad liiguksid Iraani poolelt sisse ja Omaani poolelt välja, lükkavad Iraani läbirääkijad kategooriliselt tagasi. Mis siis tegelikult toimub? Meiega liitub nüüd Arash Azizi, ajakirja Atlantic kaastööline ja Yale'i ülikooli õppejõud, kes räägib meiega New Yorgist. Hästi, Arash, mis tegelikult toimub praegu Iraani otsustusstruktuuri sees? Ja kui palju sa usud Iraani, kui nad ütlevad, et see kõik oli vale? See ei ole päris kõik vale, aga presidendi versioon pole tõenäoliselt ka täielik tõde. Läbirääkimised käivad. Läbirääkimised pole kunagi peatunud. Ja nii Iraan kui ka Ameerika Ühendriigid teevad palju kaalutlusi selle üle, kas nad tahavad olukorda eskaleerida. Aga sa tead, kuidas see käib. Keegi ei ütle ju tegelikult, et me kardame väga eskaleerumist. Nad ütlevad alati, et me oleme valmis. Kui me oleme valmis, tehke mis tahate. Ja samal ajal osalevad nad ka läbirääkimistes, et leida endale väljapääs. Väljapääs. Küsimus on, siin on mõned olulised küsimused. Esimene küsimus on, kas Iraan loobub millestki, mida ta peab oma enda huvide seisukohalt väga oluliseks? Kas ta annab sisuliselt alla Trumpi sõnaliste ähvarduste ees? Ja see on ebatõenäoline, sest Iraan usub, et suudab sellele vastu seista. Teine reaalsus on see, et president on korduvalt neid ähvardusi esitanud koos lekkinud infoga, tead küll, rünnakutest Iraani energiarajatiste vastu, mis oleksid muidugi sõjakuriteod. Ja ta on seda korduvalt teinud. Ta on öelnud väga pööraseid asju, näiteks, et häritab Iraani tsivilisatsiooni ühe päevaga ja muud taolist. Ja nii hakkavad need ähvardused aja jooksul oma mõju kaotama. Aga see on ilmselgelt väga ohtlik olukord, sest ka tema, president, on hoolimatu ja ta võib astuda samme. Nii et kui me jõuame punkti, see on halb tsükkel, kui me jõuame punkti, kus iraanlased arvavad, et need ähvardused ei ole tõsised ja seetõttu ei tee järeleandmisi, siis see ajab teda vihaseks ja paneb teda veelgi rohkem ähvardama. Ning mingil hetkel võib ta neid ähvardusi ka tegelikult täide viia. Nii et me võime sattuda olukorda, kus keegi ei oleks tahtnud, et midagi juhtuks, aga see ikkagi juhtub. Tead, ma tahaksin natuke rääkida viisist, kuidas Trump on jätkuvalt ähvardanud Iraani suurte rünnakutega, kuid pole neid ellu viinud. Iraani meedia tähistab Trumpi taganemist. Nad süüdistavad teda sisuliselt selles, et ta jätkab tühjade ähvarduste tegemist. Küsimus on, tead, mis nendes läbirääkimistes tegelikult juhtus? Ja kas see erinevus on oluline seoses sellega, millist vastust võiksime oodata Iraani Islamivabariigilt? Kas sa arvad, et Ameerika võib-olla kaotab oma heidutusvõime selle edasi-tagasi tõttu? Ameerika ei kaota kunagi täielikult oma heidutusvõimet. Tal on tohutu sõjaline jõud ja jah, isegi kui sõnad hakkavad oma tähendust kaotama, aga sõjalaevad on piirkonnas ja nad võivad teha ka erinevat tüüpi ähvardusi, mitte ainult presidendi säutsude kaudu. Neil on erinevad kanalid. Nad võivad väga erinevat tegutseda, nad võivad teha Iraani tegude tagajärjed väga selgeks. Aga mis puudutab läbirääkimisi, siis vaata, Katar ja teised riigid vahendavad ja peamiselt Katar ning natuke ka Omaan hüüavad leida viisi, kuidas väin avada ja kuidas Iraanil oleks selle üle mingil määral kontroll. Nüüd, mida see tähendab? Kas see võib olla sümboolne kontroll? Kas Iraan võib võtta tasusid ja nii edasi? Need on erinevate läbirääkimiste teemad ja ma arvan, et need ilmselt tüütavad president Trumpi. Ja see on muidugi probleem, mida enne sõda ei olnud. Teate, enne sõda oli Hormuzi väin avatud. Seda polnud aastakümneid suletud. Ei Islamivabariik ega eelnevad režiimid poleks kunagi julgenud midagi sellist teha. Aga nüüd on see lihtsalt sõja tagajärjel tekkinud probleem. Me unustame, et see sõda puhkes hoopis teiste põhjuste tõttu. Sealhulgas Iraani tuuma ambitsioonid, Iraani omamoodi ähvardused Iisraeli vastu ja kõik muud põhjused. Nii et nüüd tahame lihtsalt naasta olukorra juurde, mis oli enne sõda. Ja Iraan tahab saada palju järeleandmisi. Selle saavutamiseks. Ilmselgelt on see mingis mõttes strateegiline lüüasaamine Ameerika Ühendriikide jaoks. Aitäh sulle, Arash, et meiega liitusid ja andsid meile ülevaate Iraani ehk Islamivabariigi vaatenurgast praegu. Suur tänu, aitäh, et mind kutsusite.